Kõige raskem osa täiskasvanuks saamise juures on see, et tuleb teha nii palju otsuseid ja ma ütlen ausalt, mina enam ei jaksa. Seega olen nüüd võtnud vastu otsuse, et ma veeretan selle vastutuse hoopis tarokaartide kaela ja testimegi täna, kui täpselt neid usaldada võib. Mida toob homne päev? Kuukaart tagurpidi, siin on kirjas sõnad nagu unenäod ja intuitsioon, järelikult ei tule väga hea uni. Ja ma näen ka ühte punti, ehk siis äkki ma näen homme mõnda toredat koera. Kas ma homme võidan näiteks lotoga? Jah, homme tuleb osta lotopilet. Otsus, mida peab iga päev 3 korda langetama, on see, mida süüa. Tundub, et homme me ainult joome. Karikate 4. Kas ma peaksin homme kaartide sõnul midagi tegema teistmoodi, kui ma tavaliselt teen? Tuli saatana kaart. Pisut pahandust pean ikkagi homme tegema. Aga nüüd ei olegi muud midagi teha, kui homne ära oodata ja kontrollida, kui täpsed ennustused olid. Tänaseks panin ma endale kuukaardi tagurpidi ja pean tõdema, unenäod tõesti ei olnud vist kõige magusamad. Tõotab igatahes tulla üks väga segane ja närviline päev. Nii, aga olemegi jõudnud päeva esimese otsuse juurde, mida süüa hommikuks ja ma olen pannud endale kokku sellised 3 valikut nagu väga piimane jogurt ja kohuke, väga klassikaline võileiva teema või siis teha natuke põnevam hommik ja alustada päeva kummikommidega. Jogurtile tuli, kui sa usud, võileival küsi oma inglitelt, kas kummikommid on õige tee? Tegutse. Tundub, et kummikommid on tänase hommiku valik. Ma väga tahtsin võileiba. Ma peaksin täna üpris kindlasti võitma lotoga, nii et lähme ostame selle võidupileti siis ära. Koera lubati mulle küll. Ostsin 3 piletit. Kui kaardid lägivad tõtt, siis üks neist toob võidu kohe koju. Summ on veel jäänud. Ja täpselt nagu kaardid ütlesid, ma olen võitnud 5 eurot. Mis on ka täpselt see summa, mis ma muidugi kulutasin lotopiletitele. Siinkohal ma tõmbaksingi selle eksperimendi kokku. Mina olen küll tulemustega väga rahul ja üllatunud. Võib-olla inglitelt hommikusööginu ma enam ei küsiks, aga üldplaanis võib küll tulemustega rahule jääda.